Eesti Mänguteraapia Akadeemia podcasti. Mina olen Sirli Kivisaar. Ja mina olen Signe Viira. Tore on olla jälle teiega. Aga Signe, ma alustuseks küsiks hoopis sinult sellise küsimuse. Et vahepeal siin, kui me pole salvestamas käinud, siis kas sul on äkki mõni selline, ma ei tea, meeldejääv juhtum seoses lastega või võib-olla mingi olukord, mis lastega seoses niimoodi mõttesse tuli, mida võiks jagada? Meil on praegu teemas nagu ilmselt päris paljudel lapsevanematel uuesti kooliga harjumine ja eks sellega tuleb igasuguseid asju ette ja tuleb selliseid rõõmsaid hetki ja tuleb natuke selliseid kurvemaid hetki ka, et näiteks eile oli siuke kurvem hetk meil, kus üks minu lastest oli natuke õnnetu, kuna teda ei valitud klassivanemaks. Et tuleb lisaks sellele koolirõõmule tegeleda ka koolipettumusega aeg-ajalt. Teine nädal ja juba on need pettumused ja tunded kohal. Ma mõtlesin, et mis mul nagu meeles on, siis tegelikult mina tahaks jagada ühte kogemust, mis mulle väga meeldis. Mul on koer. Üks hästi vahva koer ja tema on, kui ta väike kutsikas oli, siis ikka alati, tänaval temaga jalutades sai alati juttu ajada ja nüüd ta on juba 5-aastane, aga ikka saab juttu ajada, eriti saab juttu ajada lastega. Ja sattusin temaga siis jalutama ja näen, et 2 tüdrukut on väiksed tüdruk, ma arvan mingi 9 või niimoodi. Teine klass üks tüdruk ütles, et ta käib teises klassis, nii et 8-9. Ja siis näen, et nad tahavad koeraga tegeleda ja küsisin, et kas nad tahavad pai teha ja nad tahtsid pai teha ja siis nad ikka hakkasid nagu juttu ajama ja siis nad rääkisid kõigest, kaasa arvatud sellest, kuidas nad ikka igalt ühelt ei julge küsida, et teha koerale pai, aga see meie kohtumine lõppes hästi vahvalt. See lõppes niimoodi, et ma nägin 2 tantsukava ja mulle tehti 21 hundiratast. Ja tegelikult see oli nii tore ja nii südantsoojandav, et leppisime kokku, et kui me jälle pargis kohtume, siis me jälle räägime ja läksime niimoodi laiali, nii et selline vahva juhtum oli minul. Väga tore, mulle tundub, et see terapeut sinus on kogu aeg kohal, valmis tegutsema. Ja aga lapsed on mulle alati meeldinud ja nad on nii vahvad, et ma tean, kellena nende vanemad töötavad, kus koolis nad käivad ja ma tean nüüd juba kõike. Ühest pargi kohtumises. Aga samas see ju näitab seda, kui avatud tegelikult lapsed on ja mis on need teemad, mis nende jaoks on olulised, mida nad jagavad ja praegu meenusid ka seda, kuidas nad kellega nad tuba jagavad, kõik teemad, sellised vahvad teemad. Aga mis me täna mõtlesime, et mille üle me arutleme, et meie mõtlesime, et me räägime täna sellisel teemal nagu pehme vanemlus. Et ega me ei ole, ütleme nii-öelda, ma isegi ei tea ausalt öeldes, kas see on mingisugune selline kindel vanemluse suund, aga see teema ja see termin minu hinnangul praegu käib läbi väga paljudest kohtadest ja käib läbi ka isegi niimoodi natuke kriitikanoodiga, et kas see on siis nagu see, eks ole, mida või kuidas, mille järgi lastega peaks suhtlema või kuidas neid nii-öelda võiks kasvatada. Et kuidas sulle tundub, mis see pehme vanemlus on või et kas ja kuidas sellesse suhtuda? Ma pean ütlema, et mulle väga palju isegi pole see silma jäänud. Ma saan aru, et sa mõtled sotsiaalmeediat niimoodi. Ma mõtlen või kas mingites lapsevanemate gruppides või... Ja mul pole nagu väga palju see teema silma jäänud, aga nii palju kui on silma jäänud, siis ta üldiselt jääb silma sellega, et vanemad on sageli segaduses, et mis selle termini taga siis on ja kuidas nagu peaks ja mis see nagu täpselt siis tähendab ja kuidas üldse peaks neid lapsi kasvatama. Et seda infot vanematele tuleb uksest ja aknast ja neid termineid tuleb ka uksest ja aknast ja ilmselt on väga keeruline orienteeruda selles rägastikus, et mis siis on see hea ja mis siis on see halb ja mis siis on see õige ja mis siis on see vale. Et minu vaade sellele on, et kas üldse on õiget ja valet ja kas üldse on keegi väga puhas ühe termini või ühe selle suuna kasutaja. Et kuidas me seal nagu kõik ära seguneme selles? Ja ma arvan tegelikult samamoodi teistpidi, kui ma mõtlen mingite selliste terminite peale või lähenemiste peale, siis ütleme, et kui me vaatame mingisuguseid selliseid
suhtlemisteooriaid erinevaid, on ju, neid ükskõik mis nurga alt lähenevaid suhtlemisteooriaid, mis kehtib ka ju lastega suhtlemise puhul, siis minu hinnangul valdav osa neist räägivad ikkagi samadest asjadest, lihtsalt natukene teise nurga alt. Aga selle pehme vanemluse juures, näiteks kui ma näen ise või kuulen seda terminit, siis muidugi mina mõtlen sinna taha mingisuguse oma, eks ole, sellise nägemuse ja mulle iseenesest, või ma ei teagi, kas eesti keeles on ta pehme vanemlus, ta inglise keeles peaks olema vist gentle parenting või? Minu meelest on ka soft. On ka soft, okei. Et tegelikult ju tõesti see silt sildiks, aga et mida selle all mõeldakse ja miks see kriitikanoot tuleb, mulle tundub, et see kriitikanoot tuleb sellepärast, et seda võetakse või arvatakse, et see lähenemine tähendab seda, et lastele nii-öelda ei seata piire ja lastel lubatakse, ma ei tea, teha kõike, eks ole, ja sealt tuleb see kriitikanoot. Et isegi mulle tundub, et seda niimoodi, nagu peetakse selliseks nii-öelda nagu kõike lubavaks vanemluse stiiliks. Kuigi, kui kiirelt niimoodi otsida ja vaadata, et mida see endast kujutab, siis mina pean ütlema, et nad nagu põhiideed niimoodi, kui vaadata, kõlavad minu sees vastu või et seal on ikkagi, eks ole, see empaatia kasutamine lastega ja lastega suhtlemisel. Seal on koostööliselt, eks ole, probleemide lahendamine. Muidugi seal on, eks ole, nüansse selles mõttes, et oleneb ju vanusest ja nii edasi. Aga seal tegelikult on olemas ka piiride seadmine. Aga küsimus on selles, eks ole, kuidas neid piire seada. Et kui niimoodi vaadata, siis iseenesest nagu on komplekt olemas. Et aga milles see asi on? Mulle tuli lihtsalt praegu selline seos, et sõnapaariga pehme vanemlus tuli selline seos, et tegelikult ju me peame pehmeteks väärtusteks ka kõiki neid väärtusi, mis tegelikult mulle tundub, et ongi ühed sellised baas- või põhiväärtused, et me nimetame võib-olla pehmeteks neid asju, mis meid inimestena teevadki empaatiliseks, vastutustundlikeks ja nii enda kui teiste piire arvestavateks. Et võib-olla see natuke tekitab segadust isegi see pehme vanemlus, et kui ma arvestan kõige sellega, et siis tegelikult see ju on selline tugevad väärtused, et nagu tugev vanemlus. Ja tegelikult küll, mulle väga meeldib sinu see mõttekäik, aga nüüd sind kuulates tekkis mul jällegi omakorda mõte ja see mõte tekkis nagu sellest, et kui me räägimegi sellest empaatiast ja sellest, et ma suhtun nagu, ja suhtlen lapsega nii-öelda empaatiliselt, on ju, et siis mul tekib küsimus, et kas see tähendab siis seda, et üks suhtlemine lapsega on täielikult konfliktivaba. Kas see tähendab seda, et üks nagu lapse nii-öelda kasvatamise protsess, see kasvatamine on ka muidugi ise küsimus, kas nad kasvavad või me kasvatame või lihtsalt toetame. Et ma olen väga seda meelt, et laste kasvatamist ei tasuks võtta kui lihtsalt nagu laste karjatamist. Aga samas teistpidi jällegi, samas miks mitte? Selles mõttes, et luua turvalised piirid, eks ole, niimoodi, et neil oleks hea olla, kaitsta neid ohtude eest ja lasta neil siis seal nii-öelda karjamaal just ise kasvada piltlikult öeldes. Aga et kas see tähendab alati seda, et ei tohi olla konflikte, me ei tohi mitte kunagi lapse peale häält tõsta, me ei tohi lapsele kunagi ei öelda? Mulle tundub, et kui sina oled muidugi suhtlemisest parem ekspert kui mina, mulle juba tundub, kui sa küsid, et kas suhtluses puudub konflikt, siis mulle tundub, et tegelikult igas suhtluse sees on alati konflikt olemas. Et kas see konflikti satud siis oma vestluspartneriga või iseendaga, see konflikt seal kuidagi ikkagi nagu esineb. Et siis vanemana sa ilmselt peadki nagu kaaluma, et kas minna praegu endaga konflikti või minna nagu lapsega konflikti. Ja kui see konflikt nõuab seda või tagab selle, et lapsel on turvaline, siis me ilmselt peame valima selle, et me läheme lapsega konflikti. Ja kusjuures jälle sind kuulates mul tekkiski nagu ka see mõte, et läks kaduma ka kohe see mõte, aga
aga uus mõte tekkis ja see on see, et minu jaoks tegelikult on päris üllatav, kui paljud inimesed kardavad konflikte. Ja tegelikult ju konfliktid, noh nagu sa ütled, nad on sisse kirjutatud ühte suhtlemisse. Ja mida nad näitavad lihtsalt seda, et me pole ühte meelt. Aga sa mainisid ka seda, eks ole, et see konflikt, et noh, ma nagu endalt küsin seda, et kas see konflikt on minu sees, on mul iseendaga või on see noh, nii-öelda siis lapsega. See pani mind tegelikult mõtlema sellele, kui palju tegelikult see, kuidas ma lapsega suhtlen, kuidas ma lapsele reageerin, lapse nagu ütleme emotsionaalsetele pulsatele või tema käitumisele reageerin, kui palju see on tegelikult seotud minu enda emotsioonide regulatsiooniga. Ja noh, ma arvan, et kõik teavad ju seda ütlust ka, et kõik algabki meist kui selles mõttes täiskasvanutest, et selleks, et laps õpiks, eks ole, enda emotsioone reguleerima, ongi tal vaja seda turvalist täiskasvanut sinna kõrvale, kes siis ka ise mudeldades, eks ole, seda emotsioonide regulatsiooni ja tugevate tunnetega toimetulekut, noh, annab ka tegelikult selle mudeli lapsele, kuidas seda teha. Aga kui palju me peame tegelikult iseendases tööd tegema, et mitte lasta, eks ole, endal nendest lapse kas ütlemistest või käitumisest, eks ole, niimoodi noh, nagu põlema minna. Või noh, näiteks kas mul tuleb praegu mõttesse üks näide, et laps hakkab poes mingisugust mänguasja näiteks nõudma, eks ole, hakkab karjuma. Siis noh, kui ma mõtlen enda peale, mul on ka, eks ole, 3 last, noh, nüüd nad on juba väikelapse east väljas. Aga kui ma nagu teadlikult jälgisin seda, mis minu sees toimub sellistel hetkedel poes, siis üks asi on see, et noh, mis toimub lapses ja olla nagu lapse tasandil ja tema lainel, aga teine asi on kindlasti see, mis toimub minu sees ja mida ma mõtlen seda, mida teised minust arvavad, kuidas ma nüüd reageerin, mis nad arvavad minu lapsest, nad kindlasti mõtlevad, et ma olen mingi, noh, ma ei tea, mu lapsed on kasvatamatud ja ma ei saa oma lastega hakkama, kui nad poes, eks ole, niimoodi karjuvad. Aga tegelikult ju, noh, see on lihtsalt minu peas mingisugune dialoog ja lõppkokkuvõttes ei ole ju oluline, mida, noh, vabandust väljenduse eest, aga suvaline tädi Maali poes arvab. Et ka seal, noh, ma saan nagu lapsele seda mudelda, mis ei tähenda seda, et alati selle karjumise, eks ole, noh, ära lõpetab, on ju, ja vahel võib-olla on ka vaja laps füüsiliselt eemaldada mingisugustest olukordadest, on ju, et kui see kas teisi hakkab segama, on ju, või ka iseennast, aga jah, et kui palju see emotsioonide või noh, kui suur on see töö iseenda sees. Ja alati tuleb arvestada seda ka, et ka lapsevanem on lihtsalt inimene, kes on aeg-ajalt väsinud või näljane või lihtsalt on muremõtted peas, mis ei lase alati iseenda emotsioone ka nii hästi reguleerida, et vahel me mudeldamegi valesti. Anname lapsele vale eeskuju ja see on ka täiesti okei, sellepärast et selle kaudu laps õpib jälle seda, kuidas hakkama saada sellega, kui läheb viltu. Ma ei teinud praegu päris õigesti, ma käitusin natuke valesti, kuidas ma nüüd sellega hakkama saan ja mida ma nagu edasi teen selles olukorras. Just see, et sa vabandad, võib-olla pärast, et ma sain sinu peale tõesti väga pahaseks ja ma natuke riidesin liiga palju, aga ma olin väsinud ja vabandust selle eest. Jah, just või see, et tead, et noh, et ma tõstsin su peale häält, on ju, et ma tegelikult ei oleks tahtnud anna andeks, on ju, et ma proovin järgmine kord lahendada need konfliktid niimoodi rahumeelsemalt. Mul tuli sellega meelde üks näide, see oli, noh, oleks võinud, eks ole, podcasti alguses seda rääkida, aga mul ei tulnud siis meelde. Et mul oli enda pojaga üks juhtum ja mul kõige väiksem on ka selline, et ta on, noh, selles mõttes ta näitab oma emotsioone välja, tal on siis tugevad emotsioonid ja viha emotsioone on päris tihti ja ma püüan ikkagi endale meelde tuletada seda, et see on ju hea, ma olen turvaline lapsevanem ja kellele ta siis veel neid välja saab näidata, kui mitte mulle. Aga talle ei meeldi koolitööde tegemine. Ja muidugi, noh, ta ise ei suuda veel 100% niimoodi reguleerida seda koolitööde ära tegemist kodus, eriti kuna talle see ei meeldi, on ju, siis noh, ma ei saa jätta ainult tema vastutuseks seda. Aga küsimus on lihtsalt selles, et kui ma talle seda meelde tuletan, noh, siis ma saan sealt selle pahameele ja selle viha kooli ja koolitööde vastu ja selle vastu, et miks ma seda üldse meelde tuletan.
ja nüüd, kui kooliaasta jälle algas, noh, siis võtsin kõik sealt ilusti nii-öelda rahulikult, läksin temaga rääkima ja seda, et noh, et ma täpselt sõnu ei mäleta muidugi, aga seda, et noh, on selline asi, on ju, et noh, mis me teeme, et noh, kas ta tahab ise võtta selle vastutuse, et ikkagi jälgida, et kuidas me siis seda saame teha, on ju, või ta tahab, et mina seda teeks, aga et kui mina seda teen, et siis noh, mina tahaksin seda ka teha niimoodi rahulikult, et mina pahandada ei saa. Ja mis mulle, mida ma märkasin lihtsalt seda, et noh, me lõpuks leppisime kokku, et ikkagi mina tuletan meelde ja ta ütles mulle selle lause selle peale, et aga ma proovin siis endale ka nagu noh, meelde jätta seda, et ma siis nagu vastaksin niimoodi noh, teistmoodi. Ja mina tundsin endale uhkust sellepärast, et see on see, mida ma olen ise nagu noh, lastele proovinud öelda kogu aeg ja ma omast käest nägin seda, kuidas ma tegelikult sain sellega nende poolt vastu. Et täpselt see, et tegelikult jah, noh, ma proovin järgmine kord teistmoodi, mul ei tulnud täna nagu välja. Minu jaoks sa tõid hästi huvitava teema praegu sisse, mis on ka seal pehmes vanemluses, on vastutus. Et kui suur vastutus anda üldse lastele, et see sõltub hästi palju lapse east. Et vahel võib vanematele tunduda, et hästi palju valikuvõimalusi on siuke lapsega arvestav vanemlusstiil või et kui ma panen hästi palju otsustusõigust lapsele, et siis ma ei piira tema loovust näiteks ja sellised asjad, et mis maalt läheb see vastutuse andmine lapsele, mis maalt peaks vastutuse võtma ikkagi lapsevanem? See on väga hea küsimus. Mina enda jaoks olen selle niimoodi lahti mõtestanud ühelt poolt, et noh, see kõik on arenguline. Või noh, sõltub sellest, kui vana, eks ole, laps on. Ja tegelikult ma arvan, et siinkohal tuleb endale meelde tuletada ka seda, et piiride seadmine ei ole nagu halb. Ja piiride seadmine ongi minu kui vanema ülesanne ja piirid loovad lapse jaoks turvalisust. Võt see ongi, ma mäletan selline väga ammu, 20, ma ei tea, ei 30 aastat tagasi ei olnud, aga ütleme 27 aastat tagasi umbes. Kui ma lugesin ja töötasin läbi ühe enda nagu kogemusel esimese sellise vanemlusega seotud raamatu. Hakkasin ka koolitama seda teemat. Ja seal oli, minu arust oli selles raamatus oli toodud üks näide. Ja see näide oli selline, et 2 lapsest, eks ole, ja kellel üks siis, kelle vanemad seadsid piire ja ei lubanud teatud asju teha, mis laste jaoks võivad olla potentsiaalselt ohtlikud. Ja teine oli siis sellest, kus oli laps, kelle vanemad neid piire ei seadnud ja kellel lubati näiteks, ma ei tea, bussi, see oli vana raamat, on ju, meie ajal sõidavad bussid kiiremini ja kõik, aga et hüpata bussi on ju sinna kuhugi taha kinni, hoida kinni ja sõita näiteks bussi küljes. Ja siis oli toodud see näide, kuidas laps tegelikult ise nagu ütles ja väljendas seda, et kas minu vanemad siis minust ei hooli. Et miks nad lubavad mul teha selliseid asju, mis on mulle potentsiaalselt ohtlikud. Ehk et tegelikult ju ta võib ju reageerida, ta võib on ju pahane olla selle peale, kui see piir seatakse, aga tegelikult ju minu vastutus on see, et minu lapsel oleks turvaline ja teistel minu lapse ümber oleks turvaline. Või siis, kui ma olen, ütleme näiteks see spetsialist, kes peab temaga mingis keskkonnas tegelema, siis vanemalt ei saa eeldada, et ta sel hetkel seal on, peab teine inimene, eks ole, selle turvatunde tagama endale ja teistele. Ja kindlasti ju on vaja arvestada just sellega, et milleks see laps omas vanuses ka nii-öelda nagu võimeline on, et me ei saa eeldada väike lapselt selliseid võimeid, et ta suudab realistlikult ja analüütiliselt mõelda, tulevikku mõelda, planeerida, kuidas ta tulevikus, ma ei tea, midagi teeb või midagi mõtleb või kuidagi teistmoodi käitub. Et teatud hetkedel jah, ütleme teismelisega on ju, me juba midagi saame teha, on ju. Et ma arvan, et see sõltub jah hästi palju vanusest ja muidugi seal on ka see, et millal ma siis lasen nagu natukene nii-öelda minna on ju, ja kuidas ma need piirid siis sean. See on sageli nagu siuke köietants. Üksteise tunnetamine ja vaatamine, milleks laps on valmis ja mis on tema jaoks liiga palju ja siis nagu sa ütlesidki, et need piirid ongi just nagu armastuse keel lapse jaoks, et
et niikaua kui need piirid on väga kaugel, siis laps otsib neid kogu aeg ja tahab leida, kus maal mind märgatakse. Et minu enda laps on mulle öelnud piiride kohta niimoodi, et ta oli küll pahane samuti mingite piiride üle, mis ma olin seadnud, aga ta ütleski selle peale, et nendega ma saan aru, et sa hoolid minust. Ja tegelikult lapsed on, ma kogu aeg imestan, kui targad on lapsed, kuidas nad tegelikult, nad saavad aru ja nad mõistavad. Ja eriti need lapsed, kellel on nagu, kes oskavad tõesti ka väljendada seda kõike, mis nende sees toimus, siis nad tabavad ära mingid sellised asjad, mida ma vahel vaatan, et täiskasvanud ei saa aru, aga laps tabab ära, mis mõjutab, kuidas mõjutab, on ju, tema või mis tema ümber ja kes mõjutab teda, kuidas on ju ja vastupidi, et lapsed on jah imelised. Ja siis ma mõtlesingi selle peale, et just see, et mida ja kuidas lapsele ka seletada ja neid piire seada, et ongi nii, et me ei saa eeldada, et 3-aastane või 2-aastane, et me peame talle pika loengu ja siis ta saab aru, on ju, ma ei tea, mida ta on valesti teinud ja mida ta peaks tegema teistmoodi, ega täiskasvanugi ei viitsi seda loengut kuulata. Et tegelikult ju piiride seadmisel ka väike lapse jaoks on väga okei öelda vahel ei, aga mina olen ise, mul võib-olla, eks lapsed kunagi ütlevad tagasi ulatuvalt, aga vähemalt ma olen proovinud oma laste peal neid nii-öelda erinevaid suhtlemistehnikaid ja mul selles mõttes vedas, et mina puutusin selle maailmaga kokku ja mind hakkas see paeluma juba enne, kui ma lapsed sain. Ja siis ma hakkasin nii-öelda katsetama ja juba nagu teadlikult lastega teistmoodi suhtlema, proovisin. Ja üks asi, mis on mind ka alati saatnud ja mida ma proovisin teha, on see, et näiteks kui last nii-öelda nagu keelata, siis mida me kuuleme, vahel on sellised aktiivsemad tegelased, kellel on siis kogu aeg on see, et ära tee seda, ära mine sinna, ära pane seda sinna, on ju, kaua ma sulle ütlesin, mitu korda ma pean sulle ütlema, on ju, et ära sellist asja tee. Lõpuks tegelikult see muutub ju lapse jaoks üheks selliseks taustamulaks, ja teine asi, mis on see, et see klassikaline näide, et kui keegi ütleb sulle, et ära mõtle, on ju, sinise elevandi peale, siis mille peale sa mõtled sinise elevandi peale. Ehk et võimalikult palju kasutada nagu pigem seda suhtlemist, et öelda lapsele, mida sa tahad, et ta teeks. Selle asemel, et öelda, mida ta ei teeks. Jaatusteituse asemel. Muidugi see ei saa nagu igas nagu kontekstis ja alati see ei tähenda seda, et ma ei või mitte kunagi ei öelda, on ju. Aga näiteks ongi niimoodi, et sul laps tahab, on ju, ma ei tea, tuleb, võtab, viskab sinu pihta, on ju, mingisugust asja, palli näiteks, ei taha, et ta sinu pihta viskaks, on ju, või mingi, ma ei tea, vaasi pihta. Siis sa ütled talle, on ju, seda, et sa tahad palli visata, näe, viska sinna, on ju, viska vastu seda patja. Sa saad, eks ole, lapsele nagu anda selle, tema nii-öelda vajaduse rahuldatud, ta saab seda lõbu, ta saab seda palli viskamist, on ju, aga ta ei tee sellega kellelegi haiget. Et aga kui me nagu seal on ju nüüd ala, ära viska seda palli, siis ongi see, et okei, ära minu pihta viska või ära viska selle vaasi pihta. Ta viskab, siis hakkab viskama teleka pihta. Palju ma sulle ütlen, ära sa on ju, jälle sa lähed sinna, telekas läheb katki, ära pillu nende õrnade asjade vastu. Laps ei saa sealt ju infot selle kohta, mida ta tegema peab ja teine asi on see, et minu tuju on ära, lapse tuju on ära, on ju, et võib-olla proovida siis tõesti niimoodi jaotusega selle asemel. Ja tead, ma mõtlesingi just selle peale, et tegelikult ju kes on õppinud nii-öelda neid suhtlemistehnikaid või kui õpetatakse nõustajaid või kui me õpetame mänguterapeute, eks ole, siis me alustame ikka nagu sellest ABC-st, mis asjad on need asjad, mida mitte öelda, mis on need suhtlemistakistused, eks ole, ja kuidas nagu suhelda, kuidas last kuulata, kuidas ennast kehtestada, siis see ju võikski kehtida ideaalis igasugustes inimsuhetes. Ära anna hinnanguid, ära süüdista, ära on ju häbista, ära kritiseeri, ära mõnita. Et tegelikult mina olen nagu väga seda meelt, et suhtle lapsega nii, nagu sa tahad, et sinuga suheldakse, aga võta arvesse seda, kui vana ta on, eks ole, ja mis on nagu siis et kus sa pead selles mõttes sekkuma, et me tegelikult ei ole ju neile semud, et me olemegi ju lapsevanemad, kelle ülesanne on vastutada ja vastutamegi, ei ju lõpuni vastutada või tahame vastutada, aga ühel hetkel tuleb nad südame küljest lahti, selles mõttes mitte südame küljest lahti lasta, aga nagu enda küljest lahti lasta, et nad iseseisvalt oma otsuseid teeksid ja elus nagu oma rada käiksid, aga sinnamaani ma ju tegelikult
noh, toetan ja olen olemas. See vastutamise piir läheb justkui vanema jaoks kogu aeg ahtamaks ja see usalduse piir vastavalt sellele, kui vana on laps ja kui võimekas ta juba on tänu oma vanusele ja oma elukogemusele, et see läheb kogu aeg siis nagu laiemaks, et ma usaldan sind, et see vastutus, see vist teine pool ongi see usaldus, et ma saan aru, et sa tahaksid 3-aastasena makaroni keeta, aga see vesi on praegust liiga ohtlik sinu jaoks. Aga 10-aastasena sa võid vabalt endale juba vett keeta, see on liigi peal. Just täpselt. Ja samas ka 3-aastasena, noh, mina siin nüüd räägin, eks ole, kellel on ka toitumise eriala, teiseks erialaks, kindlasti räägime siin kunagi ka toitumisest, aga me võime ka 3-aastase kaasata makaronide keetmisesse, aga siis me vaatame täpselt, mis talle sobib, on ju, ja seda paremad suhted on tal tulevikus tõenäoliselt, eks ole, toiduga. Et aga just, et me ei, noh, kui ta tahab palada sinna kuuma vette, siis me peame mõtlema välja, kuidas ta seda teeb niimoodi, et need pritsmed talle haiget ei teeks, eks ole, ja tema ise haiget ei saaks, aga leiame talle jõukohase tegevuse ja siis on kõik okei. Ma just jäin mõtlema selle üle, et tegelikult see, millest me nagu räägime pehme vanemlusega seoses, mis on need tugevused ja positiivsed küljed, mis sa juba oled siin kõik välja toonud, et mul hakkas peas väga kõlama, et see on mänguteraapia moodi täiesti. Need baasväärtused, eks ole, need põhimõtted. Jah. Aga noh, mis need on siis need baasväärtused, on ju, et no meil on seal teatud sellised väärtused, mis me toome nagu mänguteraapia ruumi, on ju. No minule meeldiks, kui need väärtused oleks ka väljaspool mänguteraapia ruumi, aga noh, teatud asjad on nii, et noh, on teatud reeglid, ka mänguteraapia ruumis on, aga lihtsalt mis muudavad selle ruumi turvaliseks nii meile kui ka meile mänguterapeutidena või ka lastele, kes seal meie juures on. Aga samas nad on selles mõttes teistsugused, et no näiteks üks asi mänguteraapia ruumis laps ei pea koristama, mis tekitab, eks ole, vanemates selliseid tugevaid tundeid vahel või õpetajates, kes kuulevad, et issand, kuidas nüüd nii, aga täpselt samamoodi nagu meil endil erinevates nii-öelda keskkondades on erinevad reeglid. Töö juures me peame, eks ole, võib-olla iga kord enda järelt asja ära pesema, aga kodus me ei viitsi, jätame ta kapinurga peale ja see on okei. Siis samamoodi on erinevad ju sellised reeglid lastel erinevates kohtades, kus nad käivad ja see, miks me mänguteraapia ruumis ei lase lapsel enda järelt koristada, see on kõik täiesti eesmärgipärane ja osa tegelikult teraapilisest protsessist ja vahel võib see olla ju päris hea märk, kui laps, kes tahab iga kord koristada, ühel hetkel otsustab, et ma seekord ei taha. Aga see pole ka keelatud, kui mõni laps tahab koristada, siis seda võib teha. Et mis ma nagu just nagu mõtlesin, oligi seesama vastutus, sellel on nii suur osa minu meelest mänguteraapias, kuidas lapsed saavad seal harjutada seda vastutuse võtmist läbi selle, kuidas meie terapeutidena toetame nende otsuseid, nende tegevusi ja nende otsuseid, mida nad nende tegevuste käigus vastu võtavad ja mäng on selline tore, imeline võluasi, kus lapsed saavad enda vastutuse endal ise valida. Ja see vastutus on alati natukene nagu raskem, kui nad mänguvabal hetkel oleks nõus võtma, sellepärast, et mäng on nii turvaline. Tänu sellele nad on võimelised võtma endale kogu aeg natukene raskemaid ja suuremaid ülesandeid. Ja meie siis läbi oma selle peegelduste ja oma selle kohaloleku toetame kogu aeg nende otsuseid ja läbi selle nende võimekust iseenda üle otsustada ja võtta vastutust. Ja vot ma mõtlen praegu, et see ongi tegelikult ju see, mida me mänguterapeudina õpime. Et kuidas luua see ruum, et laps nagu julgeks ja tahaks hakata seda vastutust järjest enam võtma. Ja seal mänguteraapia ruumis ju ta saabki selle võimaluse, ta saab iga hetk seda katkestada, samas ta teab, et eks ole, et tal ei lasta teha haiget endale või kellelegi teisele seal ja ta saab proovida, ta saab läbi mängida kõik need asjad, nii et seal me selle jaoks olemegi. Aga ma mõtlen nagu seda, et just need baasväärtused lastega suheldes ja tegeledes, eks ole, et minu jaoks need algavad sellistest väärtustest, üldse tegelikult igas keskkonnas, kodukeskkonnas, teraapiaruumi keskkonnas,
et kellena ma seda last näen, kas ma näen teda nagu ühe inimesena, kellel on täpselt samad vajadused nagu mul, täpselt samad õigused nagu mul. Tal on õigus iseseisvusele. Mida me sünnist alates kuni siis täiskasvanuks saamiseni, kellel siis millal see on, me kogu aeg püüdleme iseseisvumise poole. Aga lihtsalt jälle vastavalt sellele, kuivõrd meie keha ja aju on meil võimaldab seda teha. Et aga samamoodi, eks ole, vajadus selle järele, et mind väärtustatakse, vajadus selle järele, et minu otsuseid väärtustatakse, vajadus selle järele või ütleme ka see, et ka õigused, mul on õigus öelda ei, mul on õigus eksida, mul on õigus ka oma vigadest ise õppida. Mul on õigus toimetada sellises keskkonnas, eks ole, kus ma ei pea ennast tundma kuidagi niimoodi halvustatuna, eks ole, ja alaväärsena. Et kui ma tegelikult nagu selles mõttes võtan last kui nagu võrdväärset inimest, siis ju ma valin ka vastavad selles mõttes suhtlemisviisid ja kindlasti ka see point, mis tuleb just laste puhul mängu minu arvates, kuigi mitte ainult. See toimub ühiskondade tasandil, see toimub organisatsioonide tasandil, selles mõttes, et kas ma usun seda, et keegi on võimeline muutuma ainult siis, kui ta saab karistada või ma usun, et ta on võimeline tegema mingeid otsuseid ja muutusi oma käitumises või suhtlemisviisis ka lihtsalt sellepärast, et ta tahab teiste heaolu näiteks panustada. See on meil üks vajadus, et me tahame, et teistel ka oleks hea olla ja meie ümber hea olla. Ma tooks selle karistuse juurde selle teise poole ka, et karistuse see üks ja teine pool, see hirm saada karistatud, kas haiget füüsilise karistusega, kas saada häbistatud, või see karistuse teine pool, see kiitus, millest ma ilma jään, mõjub sama suure, võib-olla isegi suurema karistusena, kui see otsene, et kui ma ei tee mitte midagi või kui ma midagi valesti teen. Jah, kui ma midagi valesti teen ja siis jään ilma sellest, eks ole, sellest kiitusest ja sellest, mida ma saan. Aga tead, sellega me jõudsime välja, täiesti teise teemani või selles mõttes mitte teise teemani, eks see kõik on omavahel seotud. Aga mul tekkis mõte, et selle teema võtame eraldi käsitlemisega. Aga mulle tundus, et see natuke seostub ka selle pehme vanemlusega, et kui ma tahan nagu last väga palju toetada läbi kiituste, et kuidas seda nagu õigesti teha, et me rääkisime sellest nagu karistuse ja hirmu poolest, aga just see, et kuidas mõjub see kiitmine lapsele, et kuidas ta on tegelikult täpselt sama mõjuga nagu see karistamine. Psühholoogiline mõju on neil tõesti üks selles mõttes, et öeldaksegi ju seda, et kiitus on karistuse mündi teine pool ja samamoodi, ega me ei räägi siin ainult kiitusest, me räägime igasugusest premeerimisest, igasugusest nännist. Autahvlitest, naerunägudest, hinnetest, kõigest sellest, et küsimus siin on tõesti selles, et tegelikult selles, et mida ja mis kaudu me mõjutame last, et see on küsimus sellest, kuidas me teda nii-öelda motiveerime, kas väliste motivaatoritega või me kuidagi püüame nii-öelda toetada tema sisemist motivatsiooni midagi teha. Ja tõesti, näiteks ma ikka toongi seda näidet ka, et muidugi see on terapeutidele näide, aga ütleme, et võtame näiteks lasteaia keskkond või kus on laps, laps joonistab pildi, läheb seda õpetajale näitama, õpetaja ütleb, oi kui ilus pilt on. Läheb järgmine päev, laps joonistab pildi, läheb õpetajale näitama, õpetaja ütleb, et oi kui ilus pilt sul on. Laps joonistab 3. päeval ka pildi, läheb näitama, aga õpetajal on kas, ei ole kõige parem olla, võib-olla migreenihoog hakkab, eks ole, tegeleb seal teiste lastega, ei pane tähele ja ta ütleb näiteks lapsele vastuseks, et mida see lapse jaoks tähendab? See tähendab, et on midagi väga olulist ära võetud ja ta võib hakata enda sees tundma, eks ole, et ta on teinud midagi valesti. Et see ongi see, et me tegelikult karistame, kui me jätame ära selle kiituse. Ja need on sellised põnevad mehhanismid, räägime nendest täiesti eraldi, sest et see on üks mu lemmik teema. Mul tuli üks näide veel sa enne tõid selle poes käimise näite. Ja mõtlesin sellisele näitele, et kui on laps, kes sageli poes näiteks endast välja läheb
ja siis ükskord juhtub niimoodi, et ta on poes jumala rahulik. Ja siis tuleme sealt poest välja ja mina emana siis tahan last kiita ja tunnustada selle eest. Ütlen, et sa olid täna poes nii tubli. Kuidas sulle see tundub? Kas laps sai sealt infot? Ei, ta ei saa. Ma olen ju tunnustanud seda last. Tead, oled jaa, aga ma ütlen, me nüüd avame siin lõpus kohe väga suure teema, aga väga tore. Äkki tahate meid siis edasi ka kuulata, aga no mina olen üldse see tüüp, kes, ma ei tea, kas ma üldse kunagi oma lastele olen öelnud seda 2 sõnapaari, et sa oled tubli. Aga sa said hästi hakkama täna poes? Jaa, aga muidugi tead, minu jaoks on... Kas sa annab mingit infot lapsele? Tead, mis minu jaoks on seal on nagu mitu tasandit, ühtepidi ta ei anna infot. Aga teine asi, mis on ka see, et minu jaoks on alati küsimus, et kas sellise asja eest on üldse vaja kiita. Mingi asja eest, mis on nagu igapäevane, tavaline. Aga kui ta iga päev sa oled söönud. Ta nutabki poes ja ükskord ta ei nuta. Aga võib-olla see on... Aga kas ma pean? Ma viskaks selle küsimuse lihtsalt õhku. Kas ma pean? Sest mis võib juhtuda on ka see, et tegelikult me ei tea, mis lapse sees toimus, kui ta seal poes ringi käis. Kui ta käis seal ringi, siis võib-olla ta oli rahulik sellepärast, et ta mõtles mingeid oma mõtteid. Ja võib-olla ta käis seal ringi ja mõtles, et issand, kui nõmedad mu vanemad on, ma pean jälle minema siin poodi, on ju. Midagi ma siin teha ei tohi ja pean siin niimoodi olema, on ju. Ja siis pärast vanem kiidab. Ja mis võib juhtuda see, et see laps hoopistükis hakkab pööraselt käituma. Ja siis ma mõtlen, et mis nüüd jahtus? Ma ju kiitsin teda, ma tegin ju kõik hästi. Ja vanema poolt ju ta on tahtnud ainult parimat. Aga laps ju teab, et ta mõtles seal poes ringi kõndides mitte kõige paremaid mõtteid. Kas ta võib oma mõtete pärast häbi hakata? Ta võib näiteks hakata häbi ja ta võib tahta välja näidata seda, et ma võib-olla ei ole seda kiitust väärt. Ta võib seda iseenda seest tunda. Ta võib, eks ole, nii-öelda ka sellega saata sõnumi sellest, et aga tead, et tegelikult ma alati ei pruugi suuta niimoodi käituda siin poes ja ta võib tahta sinu nagu need ootused ka allapoole tuua, et sa ei eeldaks, et ma järgmine kord seda niimoodi teeks, sest ma võib-olla ei ole selleks võimeline. Seal on väga palju erinevaid selliseid psühholoogilisi nüansse sees. Et mina nagu, ma väga valiksin seda, selles mõttes mitte väga, aga lihtsalt, et me kipume seda 2 sõnapaari nagu suvalistel hetkedel välja viskama ja mõtlemata nagu sellele, mille eest, kuidas, miks, mis see pikem tagajärg on. Et tegelikult näiteks mõelge, ma toon söömise näite, et mõelge seda, see on igapäevane asi, mida me teeme. Me kõik teeme, aga näiteks siit oletame, et me lähme siit nüüd lähme sööma ja siis sa hakkad sööma ja siis näiteks ma vaatan, mis sa seal sööd selle taldriku peal ja siis ütlen sulle näiteks, et issand, kui tubli sa oled, et sa sõid nagu täna kõik need brokolid sealt kõrvalt ära. On sul mugav või? On sul mugav, kui ma kõigepealt vaatan ja jälgin, mida sa sööd, on ju, siis ma võtan endale veel nii-öelda õiguse otsustada selle üle, kui palju sa pead sööma, mis on õige kogus, mis ei ole õige kogus. Et tegelikult võt ongi sellised igapäevased asjad. Meil ei ole vaja nendele niimoodi tähelepanu pöörata. Aga see ei tähenda seda, et me ei tohiks lapsi kunagi tunnustada. Küsimus on lihtsalt selles, mis vormis me seda teeme. Et me teeme hinnanguliselt, et muidu nagu selline ja teistpidi ka seda, et kui me tahame välja tuua mingisuguse sellise tegevuse või aspekti, toome seda läbi enda välja. Me räägime sellest, mida sina tegid hästi või halvasti, vaid räägime sellest, mida sinu tegu tähendas mulle. Need on need nii-öelda mina sõnumid, mida võib võib-olla lugeda teatud nagu sellistest ka lähenemistest. Aga see ongi see, et issand, ma tulin täna koju ja ma nägin, et nõud on pestud. Ma olen nii tänulik sellepärast, et ma saan nüüd puhata. Aitäh. Selle asemel, et öelda, et küll sa oled ikkagi hea abiline mulle. Üks on hinnanguline, teine väljendab seda, mis minu sees toimub. Ma ei anna hinnangut ja ma ei eelda ka seda, et iga kord see niimoodi saab olema, aga ma avaldan tunnustust ja laps saab ise sealt enda jaoks üles noppida
selle olulise info enda kohta, et ta mind täna aitas, ta tegi midagi, mis tegi mulle rõõmu ja võib-olla ta tahab tulevikus ka veel seda teha, nii et aga võtame selle teema täitsa eraldi käsitlemisele, et ma arvan, et me peame seda tegema siis mitte väga kaugest tulevikust, kui siin keegi sai nii-öelda, kellelgi tekkis huvi ja tahab veel kuulda, et siis me võtame selle kiitmise nii-öelda ja karistamise teema täitsa eraldi arutlemisele. Ja see on niisugune suur ja väga-väga põnev teema, mida tegelikult on käsitletud, aga mis ei ole väga kaugele jõudnud ja mulle tundub, et me nagu justkui nagu saame aru, mida selle all mõeldakse, aga siis ikkagi lipsavad läbi need laused, mis ongi need samad hinnangud või mis saadavadki selle sama signaali, et ma pean nüüd iga kord sellele standardile vastama, mille ma olen endale justkui seadnud, et ma olin ühe korra poes tubli millegi pärast, ma täpselt ei tea miks, aga ma proovin järgmine kord ka ja vaatan, kas läheb õnneks. Ja siis võib-olla ei lähe õnneks ja siis ma tegelikult lapsena ei olegi aru saanud, et mida ma siis täpselt tegin selleks, et ühe korra olla tubli ja võib-olla see sõltus hoopis vanema väsimusastmest sellel päeval. Ja, just. Aga jaa, võtame selle plaani, aga ma vaatan siin kella, et tänaseks tõmbame otsad kokku, et ma arvan jah, et see lihtsalt lõpetuseks mõtlen siin, et see pehme vanemlus, mina usun seda, et kui sellesse süveneda, siis me leiame sealt väga palju selliseid asju, mida endaga kaasa võtta. Eks igal pool on selliseid asju võib-olla, mis paneb meid mõtlema ja paneb küsima, loodetavasti ka uurima, et kas see ikka on see, eks ole, mis nagu sobib, mis ei sobi, kas ta sobitub mingisuguste teiste selliste teooriatega, et kindlasti tasub neid asju uurida ja enda jaoks läbi mõtiskleda. Jah, mina võtaks selle vanemluse teema kokku sedasi, et mulle tundub, et neid õpetusi on igal pool hästi palju. Ja kui need kõik nagu läbi töötada oma peas ja tahta hästi õige olla, siis võib sattuda väga segadusse. Ja kui mina olen need keerulised asjad sageli enda jaoks läbi mõelnud, siis ma jõuan kuskile mingisuguse kõige lihtsama asjani. Ja ma võtaks selle kokku Peeter Volkonski sõnadega hoopis. See on üks luuletus. Algus algab algusest. Ja mis siis on see algus? See on, kui tunned armastust, siis lõpust paistab valgus. Tead, see on nii hea, sest ma just mõtlesin seda, et minu jaoks see kõlab läbi see, mida ma enda sisimas mõtlen, et kui me ära jätame kõik selle pudru ja kõik selle, mida me arvame, et me peame ja kõik need 100 teooriad ja kõik need 100 raamatud, siis ma usun, et see kõik on meie sees olemas. See tuleb lihtsalt sealt üles leida ja võib-olla see on peidetud mingisuguse sellise, ongi nagu sellise kihi alla, kuidas meid ennast on kasvatatud, me kogu aeg mõtleme, kuidas siis teistmoodi, me ei usalda tihti oma sisetunnet. Ja kui me teeme neid asju nii-öelda lähtuvalt armastusest, siis me ju tegelikult ei saa eksida, nii et tuleb ainult nüüd õppida või taas üles leida need armastuses sõnad ja need vahendid, kuidas seda väljendada ja üks asi, mis ma veel ütleks. Ma arvan, et iga vanem peab teadma seda, et tema on oma lapse jaoks kõige õigem, kõige nagu nii-öelda selles mõttes parem vanem, et loodus on juba niimoodi seadnud ja me kõik teeme vigu ja me saame alati lihtsalt nüüd praegusest hetkest, kui mul tuleb mingi taipamine, saame minna proovida järgi, katsetada ja teha natukene võib-olla mingeid asju teisiti, kui on vajadust selle järele. Okei, aga kuule, tõmbame kokku. Järgmiste paari nädala pärast juba uued teemad ja loodetavasti püsite meiega. Aitäh teile! Ja taega!